Hei tervitus, kuidas sul läheb? Ma loodan, et sul on kõik hästi. Rõõm sind jälle näha. Tore, et sa jälle minu video peale oled klikkinud. Teen sulle põgus ülevaate jälle, mis siin kinnisvaras toimunud on ja mõned minu mõtted. Nii, mis siin siis kinnisvaras ja majanduses ja elusolus toimub? Põnev. Iga päev on kui seebiseriaal ja iga hommik ärkan üles ja mõtlen, et mis tsirkust nüüd saab, et siin arutasin sõbraga, et jube huvitav, et viimasel ajal ükski komöödiafilm enam naerma ei aja ja kõik nali on selline ajast ja arust ja selline ajab nutma pigem, et ei midagi naljakat nagu, et oleks nagu siuke, hakkasin nagu juba kahtlema, et on nagu huumorisoon kadunud. Aga siis ärkad jälle hommikul üles ja uus päev algab ja lihtsalt hoia peast kinni ja naera või nuta, et siuke huumor käib, et elu pakub komöödiat iga päev, et loodan, et sina ka leiad elust ikka seda rõõmu ja seda kergust, et peab hoidma sellist usaldama elu ja nagu üks klient mulle siin eelmise aasta lõpus oli veel üks notaritehing ja arutasime, et milline see järgmine aasta küll tuleb, et ei tea, et mis siin saab ja üks klient ütles ilusti, et tema ei muretse, et tema usaldab loojat, tema usaldab elu ja kõik, mis toimub, on õige ja selline mõtteviis mulle nagu väga meeldib, et ma arvan ka seda, et kõik läheb hästi ja tuleb usaldada elu. Ja milliseks eelmise aasta lõpp siis siin kujunes ja kuidas siis 2022 aasta alanud on, et ei ole saanud siin mahti sulle ka videot teha. Tegelikult sain natukene hingata ka siin. Eelmise aasta lõpus siin ikka detsember oli natuke rahulikum ja detsembri lõpp ja ütleme selle aasta 2022 aasta jaanuari selline esimene pool oli ka rahulikum, nii et see tamp, mis siis eelmine aasta siin taga oli, siis väike kuuajaline kergem hingetõmbepaus kulus marjaks ära. Ja see aasta algas vaikselt peale, jaanuar oli vaikne alguses, nüüd päevalt kerib jälle ülesse, praegugi olen siin ühel uuel objektil. Tegin fototuuri, videotuuri, kõik on purgis, läheb ülesse kohe uus objekt varsti. Eelmise aasta suvel viskasin siin üles ennustuse, kuigi ma oma ennustusi olen siin teinud juba 5 aastat, et juhtub krahh ja juhtub see ja juhtub too ja midagi juhtunud ei ole ja et neid minu ennustusi tuleb alati läbi huumoriprisma võtta ja samuti kõiki mu videosid. Aga eelmise aasta suvel viskasin ennustuse õhku, et see sügis on kinnisvaraturu tipp. No näis, aasta on vaikselt alanud, esimesed tehingud on juba tehtud ja märgid näitavad küll praegu, et kevad tuleb väga aktiivne, siin juba esimesed kliendid, maakohad vaikselt juba räägivad, küsivad minu käest infot, et kunas müüki panna ja mis hind võiks olla ja nii, et uusi objekte on tulemas veel müüki. Et saab põnev olema. No mis ma maailma majanduse kohta ütlen? Seniks, kuni midagi ei juhtu midagi, et kõik on hästi, kui ei ole halvasti. Et siin eelmine aasta ka ühes videos rääkisin Black Swan eventist, et selline ettenägematu sündmus, et mis võib siin elu pea peale pöörata, et see nimetatakse Black Swan event, et must luik. Aga see võib alati juhtuda ja ega seda keegi ette ei näe, et no selge on see, et kõik see olukord on siin juuksekarva otsas, et kõik võib muutuda üleöö, et aga rahvas on, kliendid on üldiselt inflatsiooni eest hirmul, et raha kaotab väärtust ja tahavad, kellel vähekenegi ikkagi raha on, et kuidagi ära paigutada, et see inflatsioon kui nähtamatu maks ampsab seda praegu üpris jõudsalt. Võta nüüd näpust, kas siin on veel tulemas sellist deflatsioonilist šokki, et ma arvan ise küll, et selline kinnisvara tõus, aktsiaturu tõus, et see ei jää igavesti tõusma. 2008. aasta krahhi ma olen läbi elanud, siis arvasid ka kõik inimesed, et tõus on forever, igavesti.
ma arvan, et siin tuleb deflatsiooniline šokk, et need hinnad tulevad alla. Aga mis taseme pealt? Võib-olla praegu tõusevad veel 100% ja siis tulevad alla 50%. Oleme samas kohas tagasi, kus praegu. Nii et vastust mul sulle anda ei ole. Häid diile, häid tehingud leiab ka praegu. Pole küsimustki. Tuleb otsida, tuleb Kandiku Vaagnal keegi häid tehingud ette ei too, et alles täna käisin ühte korterit näitamas, mis avalikku müüki tulnudki. Ja ma arvan, et ostja saab väga hea korteri endale ja müüja saab ka väga kiire tehingu ja müüja saab mitukümmend protsenti kõrgema hinna, kui ta arvas, et see korter väärt on. Nii et ta alguses arvas, et hakkab seda ise müüma, aga tal ei olnud hinnast eriti aimu ja kui ma tal ütlesin selle hinna korteri peal, mis ta sellest saada võib, siis oli tal üllatus suur. Et kinnisvara hinnad on teinud, ütleme, 3 kuuga, 4 kuuga tohutu järsu hüppe siin Viljandimaal. See on, sellele ei jõua vahest isegi järgi, et ühetoalised vist on ühetoalised juba circa 50 000 ja kolmetoalised 80 000 ja neljatoalised juba 100 000 ja alles mõni aeg tagasi olid need hinnad siin mitukümmend protsenti madalamad, nii et tõus on olnud väga järsk, et see teeb natuke ettevaatlikuks. Et sellised tõusunukid lähevad hästi järsult ülesse, et siis on see oht, et sealt tuleb see hind alla. Aga kellel siis raha on passivkontol, ei tea mida teha, kas oodata langust või vaadata pealt, kuidas inflatsioon sööb. No siin ei ole küll sükest ühest vastust, et investeerida saab igale poole, et kinnisvarasse, aktsiatesse, kulda, hõbedasse, Bitcoini, ja kõik peavad ise oma vaatenurgast vaatama, et kinnisvara investeerimise eelis on ju see, et kui sa investeerid üürikinnisvarasse, sa saad ju selle välja üürida ja see on selline rahavoog, positiivne rahavoog sulle. Et kas tihti aktsiad ju ka ei paku dividende ja kuldhõbe sulle dividende ka ei paku, et sellist rahavoogu sealt ei tule. Aga segastel aegadel on alati kuld olnud see turvasadam. Et kui siin vaadata ka ikkagi, et võib-olla mina juhindun oma investeerimises ikkagi hajutatusest, et natuke ühte, natuke teist ja et ei oleks liiga. No see, kes nüüd laenuga tahab kinnisvara osta, inflatsioonilises keskkonnas kindlasti laenuga osta on ju ülimalt hea ja kui see inflatsioon veel suureneb, siis laen ju üks hetk põhimõtteliselt kaob ja on sul see kinnisvara käes. Aga tasuks mõelda selle peale, et mingi hetk võivad intressid tõusma hakata ja kas siis selle laenumakseks on võimekust. Et kes väga viimse piirini laenata ma ei soovitaks. Mängi läbi siuke stsenaarium, et kuidas sul siis su investeering tundub, kui üürihinnad peaksid natuke langema seal 20, 30, 40% ja kui intress peaks kahekordistuma, kuidas siis su laenumakse võimekus on, kas üür katab selle ära. Mängi siuksed stsenaariumid läbi, et sa ikkagi vee peale jääksid, kui siin midagi muutub intresside ja majanduse osas. Ise olen sellises kinnisvara investeerimise mõttes sellises ettevaatlikus positsioonis. Minule meeldib investeerida, olen seda varem ka öelnud, et minule meeldib investeerida siis, kui rahvas on kui turgudel on argus ja hirm. Ja siis praegu seda turul ei ole, praegu on hirm inflatsiooni ees ja tormatakse tehingutesse. Et olen pigem kinnisvara investeerimise osas selline ettevaatlik aga ütleme nii, et ka eelmine aasta leidsin ka ise paar tehingut, mida tegin ja arvan, et olid täitsa okeid tehingud,
et vaatame, mis nendest investeeringutest edasi saab. Võib-olla siin oma videoblogis ka teen väikse ülevaate nendest oma ettevõtmistest, aga vaatame, kuidas aasta läheb. Et kui siin nüüd see vahenduse tamp ikka jõhkralt peale tuleb, siis ega öö ja päeva vahet suurt ei ole, et katsume hakkama saada ja siis tuleb sellele keskenduda. Kuule, ma olen siin jälle lobisema jäänud. Thanks, et vaatasid. Paneme täiega edasi, hoiame sellist positiivset joont, oleme usalduses, usaldame elu, vaatame, mida elu meile pakub, vaatame, kellega elu meid kokku viib, vaatame, mis tehinguid meil elu toob. Kõik oleme avatud positsioonis, võtame kõik vastu. Kõik head sulle. Varsti näeme. Tšau.